Tere, minu nimi on Nikita ja need on Kallavere uudised. 11. jaanuaril toimus aastategu ja aastategija 2021 auhinnagala, seda virtuaalse aktuse näol. Lisaks tunnustati aktusel esimese poolaasta parimaid õpilasi. Õpilased ja õpetajad said üritust jälgida Microsoft Teamsi vahendusel. Aastategija tiitli võitis Viktoria Solomina, teise koha saavutas Jaan Kaupmees ja kolmanda Katrin Kuusk. Aastategija tiitli võitjaks osutus Maardu Visioon 2021. Poodiumile pääsed järgnevalt ka väikesemaja maajätmine ja kodunduse klassi rajamine. Suurenenud on koroonaviiruse juhtumite arv koolis. Seetõttu palume kõigil oma tervisele tähelepanu pöörata. Palaviku, köha ja muude viirusnähtude korral palume koju jääda. Käimas on digikoristusnädal. Rohkem infot võib leida stuudiumis suhtluse alt. Spordituled puhuvad. Tulemas on võrkpalliturniir. Toimumisaeg on 7-18. veebruar. Turniirile on oodatud nii klassi kui ka segavõistkonnad. Meeskondade registreerimise võimalus on kuni 2. veebruarini. Kehalise kasvatuse õpetaja Egert Šarikovi kaudu. Rohkem infot stuudiumis suhtluse alt. Koostöös Maardu linna noortevolikoguga aitavad meie kooli 2. B ja 3. klass söötmismaedega linde toita. Õpilasesindus soovib sel aastal uuesti proovida korraldada juba 2 aastat ära jäänud suurüritust. Su nägu kõlab tuttavalt. Üritus seisneb laulupalade imiteerimises. Hetkeseisuga on kuupäevaks 10. märts kell 17.00. Tuletan meelde, et lisaks stuudiumile on palju olulist infot ka Outlooki meilides. Ja klassijuhatajad, palun, tuletage õpilastele ja lapsevanematele meelde, et stuudiumi profiilile võiks lisada lapse pildi. Ja lõpetuseks, ilmast. Nädala lõpuni kõiguvad päevast temperatuurid -1 ja 1 kraadi vahel. Öösiti võib esineda ka -7 kraadi. Samuti võib ka mõnevõrra tuuline olla. Lisaks palume olla ettevaatlikud, kuna teedel esineb libedust. Tagasi sinu juurde, Nikita. Aga selleks korraks on kõik. Tänan!